Tervist! Täna räägime ühest päris võimsast metafoorist, mis aitab meile paremini aru saada, miks maailm praegu nii kaootiline tundub. See on idee niinimetatud sinisest kirikust. Hakkame siis kohe pihta ja vaatame, mis selle taga tegelikult peitub. See Jordan Halli tsitaat siin, see tabab otse naelapea pihta. See ütleb meile, et see, mida me praegu kogeme, ei ole lihtsalt mingi tavaline poliitiline muutus. Ei, asi on milleski palju sügavamas. Tundub, nagu meie ühiskonna aluseks olev operatsioonisüsteem oleks lihtsalt oma eluaja lõppu jõudnud. Ja just see ongi meie tänase teema keskmes. Niisiis, see nimi ise on juba päris intrigeeriv, eks ole? Tekitab kohe küsimusi. On seal midagi pistmist religiooniga või äkki poliitikaga? Nagu me kohe näeme, on vastus tegelikult palju keerulisem ja ausalt öeldes ka palju huvitavam. Okei, see siin on kohe alguses ülioluline selgeks teha, et me kõik oleksime ühel lehel. Sinine kirik ei ole mingi päris kirik, tead, kuskil tänavanurgal. Ja see pole ka mingi erakond. See on metafoor. Metafoor ühele nähtamatule, aga samas uskumatut võimsale süsteemile, mis põhimõtteliselt kujundas kogu 20. sajandi maailmavaate. Mõtle sellest nagu ühiskonna tarkvarast, mis jooksis lihtsalt vaikse taustal ja pani paika, kuidas asjad käivad. Et sinisest kirikust aru saada, peame minema ajas natuke tagasi. Kujuta ette suuri miljonite inimestega üliskondi. Need vajavad mingit viisi, et hoida kõik enam-vähem ühel lainel. Muidu tekiks ju täielik kaos. Ja 20. sajandil sündiski selleks lahendus. Lahendus, mis põhines tolle aja kõige võimsamal tehnoloogial. Siin ongi asja võtti, ringhääling. Ja see ei tähenda ainult raadiot ja telekat, see on põhimõtte. Mõtle korraks, info liigub nagu juga. Ülevalt alla. Ainult mõned üksikud räägivad ja tohutud massid kuulavad. Just see asümmeetria, see ebavõrdsus rääkimisõiguses on absoluutselt kriitilise tähtsusega, et sellest kõigest aru saada. Ja see nimekiri siin näitab ideaalselt, kui laialt see mudel tegelikult levinud oli. Asi ei piirdunud ju ainult meediaga. See oli sõna otseselt mõttes kõikjal. Ülikooli professor auditooriumi ees, valitsuse pressiteade, suure firma juhi pöördumine. Need kõik töötasid täpselt samal põhimõttel. Üks hääl, palju kõrvu. See oligi see masinavärk, mis lõi 20. sajandi reaalsust. Lähme nüüd edasi ja vaatame, kuidas see ringhäälingu mudel lõi väga konkreetse sotsiaalse struktuuri. Kuidas see süsteem siis päriselt inimeste arvamusi ja käitumist kujundas? Kogu see protsess oli nagu konveierliin. Kõige tipus olid eksperdid, teadlased, majandusteadlased, analüütikud. Nemad tootsid niinimetatud mõistust. Siis võtsid meedia ja ülikoolid selle tooriku ja pakendasid selle heaks arvamuseks. Selliseks lihtsaks, kergesti seeditavaks versiooniks. Ja lõpuks meie tavalised inimesed olime selle liini lõpus. Meie ülesanne oli see valmis pakendatud arvamus lihtsalt omaks võtta. Just. Ja siin ongi see otsustav vahe. Vahe hea mõistuse ja hea arvamuse vahel. See hea arvamus ei olnud niivõrd tõe otsimine, kuivõrd sotsiaalne signaal. Kui sa kordasid õigeid arvamusi, siis sa näitasid, et kuulud gruppi, et oled õigel poolel. See oli ühtpidi sotsiaalse ühtekuuluvuse liim, aga teistpidi ka sotsiaalse kontrolli vahend. Ja siis juhtus internet. Tuli võrgustik. Ja see ei olnud lihtsalt mingi uus lahe tehnoloogia. See oli fundamentaalne muutus mängureeglites. See põrkus otse ja täie jõuga vastu vana ringhääldusmudelit. See oli nagu 2 mandrilava kokkupõrge. Siin ongi selle konflikti süda. Vaata korraks, kõik see, mis tegi vana ringhäälingu mudeli nii stabiilseks ja kontrolleeritavaks, see asümmeetria, see tsentraliseeritus, kõrge hind, see kõik keerati uue võrgustiku mudeliga täiesti pea peale. Sümmeetriline. Igaüks võid rääkida. Rääkimise hind on praktiliselt 0. Autoriteet on hajutatud. Ühtäkki oli igal ühel käes omaenda isiklik raadiojaam ja telekanal. See lihtsalt lammutas vana hierarhia täielikult, pulkadeks. Ja siit me näemegi tagajärgi päris maailmas. Sündmused nagu Brexit või Trumpi valimisvõit ei tulnud ju tühjast kohast. Need kasvasid välja just nendest pragudest, mida see vana süsteem ei suutnud enam kinni toppida. Need olid nähtused, mis organiseerusid võrgustikus täiesti väljaspool hea arvamuse piire ja tulid eliidile täieliku ullatusena. See tohutu nihe ei mõjuta ka ainult poliitikat. See muudab ka seda, milliseid oskusi meilt, sinult ja minult tegelikult oodatakse. Vana süsteemi reeglid lihtsalt enam ei kehti. Meil kõigil on vaja täiesti uut vaimset tööriistakasti.
vanas süsteemis preemeriti niinimetatud simuleeritud mõtlemist. See tähendab põhimõtteliselt mustrite äratundmist, sa kuuled midagi ja tead kohe, kas see sobib hea arvamuse naamedesse või mitte. Sinu ülesanne oli olla nagu hea arvuti, mis kordab ette antud programmi. Aga uus, võrgustunud maailm nõuab päris mõtlemist, võimet tajuda reaalsust otse, ilma filtritede, eristada signaali mürast ja olla avatud keerukusele. Ja see on palju-palju raskem, aga ka palju olulisem. See tsitaat on päris valus, aga tabav. Vana süsteem kasutas sotsiaalset survet, et hoida inimesi reas, hirm naaruvääristamise ees, hirm grupist välja heitmise ees. Need on uskumatult võimsad tõõristad, et iseseisvat mõtlemist alla surda. See, kes julgeb massi arvamusest erineda, riskib isolatsiooniga. Ja just see teebki päris mõtlemiseni paganama raskeks. Ja nüüd astume korraks sammu tagasi, et näha kogu pildi suurust. Sest see, mida me praegu kogeme, ei pruugi ole lihtsalt ühe süsteemi asendumine teisega. Võib-olla on tegemist millegi palju-palju suuremaga. Võib-olla lausa tsivilisatsioonilise nihkega. See number siin on, ausalt see on jahmatav. Jordan Hall arvutas välja, et praeguse tehnoloogilise arengu kiiruse juures on järgmise põlvkonna võimekus maailma muuta 1 000 000 korda suurem kui meie oma. See on nagu üleminek kirjaoskuse leiutamisest superarvutini ühe ainsa põlvkonna jooksul. Mitte ükski varasem süsteem, kaasa arvatud sinine kirik, pole kunagi pidanud toime tulema nii plahvatusliku muutusega. Ja see viibki meid viimase, väga provokatiivse küsimuseni. Võib-olla polegi küsimus selles, et mis asendab sinist kirukut. Võib-olla on küsimus hoopis selles, kas meie maailm on muutunud nii keeruliseks, et ükski ülalt alla kontrollsüsteem ei suudagi enam põhimõtteliselt toimida. Äkki me olemegi teel millegi täiesti uue poole, millegi, mis on tsivilisatsioonist sama erinev, nagu tsivilisatsioon oli hõimuelust. Mida see tähendab? See on küsimus, millega meil kõigil tuleb silmitsi seista.